3 sulekest. Elas kord kuningas, kel oli 3 poega. 2 neist olid targad, 3 aga vaikne ja lihtsameelne. Teda hüüti Lollpeaks. Kui kuningas jäi vanaks, mõtles ta, millisest pojast saab troonipärija. Ta ei suutnud aga otsustada, sest armastas kõiki ühtviisi. Siis ütles ta endale, ma annan neile ülesande. Ta lasi pojad enda juurde kutsuda ja lausus, see, kes toob mulle kõige ilusama vaiba, saab riigi endale. Seejärel läks ta rõdule, puhus lendu 3 sulge ja keskis poegadel minna sinna, kuhu suled lendavad. 1 sulg lendas paremale, teine vasakule ja 3 kukkus lossi lähedale maha. 2 tarka poega naersid ja asusid kohe teele, 1 lääne ja teine ida poole. Lollpea aga läks lossi ette ning istus kurvalt murule. Siis nägi ta äkki enda kõrval kummalist ust. Ta tegi selle lahti, ronis trepist alla ja jõudis järgmise ukseni. Kui ta sellele koputas, vastati talle. Karga ja konnake, roheline neitsike, mine hopsa vaatama, kes ukse taga kolistab. Siis läks uks lahti ja Lollpea nägi paksu kärnkonna, kelle ümber oli palju väikesi konni. Paks kärnkon küsis, mida poiss otsib ja too vastas. Ma otsin maailma kõige ilusamat ja peenemat vaipa. Siis kutsus paks kärnkon ühe noore konna ja lausus. Karga ja konnake, roheline neitsike, mine hopsa vaatama, kust ilusamaid vaipu saab. Noor kärnkon kalpsas minema ja tuli varsti tagasi imeilusa peenelt kootud vaibaga. Lollpea tänas teda ja läks minema. Samal ajal polnud ta vennad üldse vaeva näinud, et ilusat vaipa leida. Lollpeal pole meile midagi vastu panna, mõtlesid nad ja võtsid esimeselt ettejuhtuvat lamburinaiselt jämeda riidepalaka, et see kuningale viia. Isa aga lausus, Lollpea tõi mulle kõige ilusama vaiba. Temast saab minu järglane. Vanemad vennad ei andnud isale aga rahu, vaid palusid ja anusid seni, kuni kuningas andis neile teise ülesande. See, kes toob mulle kõige ilusama sõrmuse, saab minu järglaseks. Siis puhus ta jälle 3 sulge lendu ning taas lendas 1 läände, teine itta ja 3 maandus lossi lähedale maha. 2 tarka venda asusid kohe teele, 1 läände ja teine ida poole. Lollpea aga ronis taas alla paksu kärnkonna juurde ja ütles, et nüüd on tal vaja kõige ilusamat sõrmust. Kärnkon kalpsas noore konna juurde ja lausus. Karga ja konnake, roheline neitsike, mine hopsa vaatama, too kõigist kaunaim sõrmus saa. Varsti tõi väike kärnkon oivalise kuldsõrmuse, mille sarnast poldud enne ilmas nähtud. Lollpea tänas seegi kord ja astus minema. Vahepeal olid tema targad vennad aga lulli löönud ega võtnud Lollpead tõsiselt. Nad valisid esimese ettejuhtuva plekksõrmuse ja viisid selle kuningale. Too aga ütles, Lollpea tõi mulle kõige ilusama sõrmuse. Temast saab minu järglane. Ka seekord palusid ja anusid targad vennad senikaua, kuni kuninga süda läks pehmeks. Hüva, sõnas kuningas, kes toob mulle kõige ilusama tüdruku, sellest saab minu järglane. Ta puhus taas 3 sulekest lendu ning vennad läksid läände ja itta. Lollpea aga jooksis otseteed paksu kärnkonna juurde ning palus otsida talle ilus tüdruk. Kärnkon lausus. Karga ja konnake, roheline neitsike, mine hopsa vaatama, too 1 punav porgand saa. Ja 1 noortest konnadest tõi punase porgandi, mille ette oli rakendatud 6 hiirt. Nüüd pane 1 väike konn porgandi peale istuma, nõudis ta. Kui poiss oli seda teinud, muutus porgand uhkeks kaarikuks, 6 hiirt valgeteks hobusteks ja konnake ilusaimaks tüdrukuks, keda iial on nähtud. Lollpea suudles teda ja istus tüdruku kõrvale kaarikusse, et temaga kuninga ette sõita. 2 tarka venda aga ei olnudki nii targad. Nad ei olnud taas vaeva näinud, vaid valisid esimese ettejuhtuva talutüdruku ja viisid ta kuninga ette. Siis lausus kuningas, Lollpeal on kõige ilusam tüdruk. Temast saab minu järeltulija. Ja kuidas 2 vanemat venda ka ei palunud ega anunud, ei lasknud kuningas end seekord pehmeks rääkida. Lollpea päris riigi ja pidas ilusa tüdrukuga pulmad. Pulmas naerdi ja tantsiti
ja kui nad veel surnud ei ole, siis tantsivad nad tänapäevani.